ja kell on kohe 7 õhtul ja ma olen tulnud siia Alle Koki juurde nagu näha. Ma ei tea, kas on näha. Praegu vist ei ole näha. Sealpool. Ühesõnaga, Mihklil on mäng ja me tulime siis Leokesega. Väikesel ja nellikesega. Ja. Tulime vaatama. Ja see polnud üldse plaanis, kui aus olla. Aga ma ei tea, mul on täna kuidagi väga raske olla olnud, kui ma kuidagi iseloomustaks seda tunnet, siis raske, nagu püsimatu ja raske. Ja samas üldse mingit motivatsiooni ei ole, et midagi teha. Kuigi meil on väga tore päev olnud, et täna on emadepäev, nii et kõigile emadele siin tagantjärgi veel nime ilusat emadepäeva. Loodan, et teil kõigil oli väga ilus päev. Ma sellegipoolest kuidagi täna tunnen ennast mitte hästi. Juba tegelikult eile ei tundnud hästi. Just mitte nagu enesetunde või tervise mõttes, aga lihtsalt vaimselt kuidagi on täiesti tasakaal paigast ära. Ja sellel on ilmselt mitu põhjust. Üks neist kindlasti see, et ma ei ole saanud nädal aega üldse trennis käia. Ma valisin mitte käia selle nohuga, sest ma teadsin, et ma teen endale sellega ilmselt ainult liiga. Ja Leo kodus olemine ja kõik see on kogu rutiini ju paigast ära löönud. Aga Leo läheb nüüd uuest nädalast meil hoidu. Jaa, hurraa, väike mees. Ja kõik saame mingisuguse rutiinikese nüüd taas paika ja hakkab kõik ülesmäge minema jälle. Aga jah, ma siin mõtlesin, et ma tulen siis kaasa, et mul motivatsiooni tegelikult ei olnud üldse midagi teha, isegi õue minna jalutama, mitte midagi, täiesti siuke oli olla ja tahtsin diivani peal istuda ja kooki süüa. Ja siis mul oli sellest koogist tegelikult jumala nagu kehv olla. Ja siis Mihkel tegi ettepaneku, et me võiks tulla mängu vaatama. Ja kuna me eriti väga muidu ei viitsi käia, siis ma mõtlesin, et siin on hea mõnus jalutada ja kui Leo sellest kärus istumisest ära väsib, siis ta saab mänguväljakutel ringi tatsata, sest siin neid ikka on ja saame Kristiinasse minna, kui ma ei tea, tahame süüa või midagi, et ei viitsi passida siin enam. Aga me vaatame siis natuke seda mängu. Kas sa tahad vaadata issit jalgpalli mängimas või? Tahaksid? Tahaksid või? Oled armas. Olgu, lähme siis. Tulime autosse, sest nii friikin külm hakkas sellega, et mis sa arvad, mis me teeme, Leo? Iseenesest me võiks ka koju sõita, sest ma tean, et Mihkel peaks saama ka ühes sõbraga koju põhimõtteliselt. Ma ei teagi. Ma sain su kätte.
lähme trenni. Kell on 19.55. Panin just Leo magama. Lähme trenni. Koju nüüd. Ma ei tea, kaua ma tegin siis natuke üle tunni selga ja siis jooksin lõpus 20 mintsa, mingi peaaegu 3 kilomeetrit äkki või, vist oli. Väga mõnus. Püüan homme uuesti tulla. Ilmselt õhtul ikka. Hommikul nagu ei saa. Ei jõua. Tore on see, et kuidagi keha hakkab juba harjuma selle, ma ei tea, teistsuguse elukorraldusega ja noh, ma püüan muidugi palju rohkem ennast korrale kutsuda ja mitte ajada stressi mingite väikeste mõttetute asjadega, mida võib-olla ei ole vaja kohe teha ja püüan nagu süüa ka regulaarsemalt, et ei tekiks sellist keset päeva mingisugust troppi. Võt. võtsid üles ja siis ta pani pea niimoodi mõla peale. Sa oled nii armas.
ma olen sellelt rongilt juba 100 miljon aastat maas. Aga ostsin neid või noh, terve teistest. Tahad proovida või? Mingi väiksem. Välise. Ma ei ütle midagi õigemini. Ma teen nii üles saivitud, et ma mõtlesin, et on mega head. Et nagu ongi mingid nagu kummikommi asemel, aga... Nagu alguses see hapu maitse on jah, see on nagu mingi hapu kummikommi maitse, aga see tatter on tatter ikka ju. Ma olen aru saanud, et me peaks olema nagu... Ma ei tea. Ma ei ostaks rohkem. 69 grammi sisivesikuid. Väga palju suhkrut on seal minu meelest, jah. Kas see on glükoos? Ei, nojah. Suhkrut ka, aga tatlis muidugi on ka. Miks ma seda üldse peaks tahtma? Tatlis on tegelikult mingid väga palju neid benefite, aga... Ma ei tea, ma rohkem vist ei ostaks. Reedel lõpuks, kuigi see nädal on läinud nagu nii kiiresti, et ma tegelikult ei suuda uskuda, et see juba reede on. Aga ma käisin täna koolitusel, see lõppes varem ja ma sain käia juba trennis ära, nii et ma olen, ja kell on, mis kell praegu on? Kas kell saab tõesti 5 alles või? Issand, ma olen jätnud endal trenni tööle, päris hea, peaks selle kinni panema. Kell saab ühesõnaga 5 alles. Hurraa! Ja ma mõtlen, et ma täna tahaks midagi head süüa. Ja võib-olla isegi ka head juua. Premeerida ennast selle eest, et ma olin see nädal nii tubli. Ma sain kõik testid kenasti tehtud, mis vaja olid. Ja trennid on tehtud, ehk siis 3 korda olen jõusaalis käinud ilusti. Ja nüüd on täpselt nädalavahetus selleks, et saan siin vajadusel jooksma minna, et ma ei pea nagu kuskile eraldi minema. Mis veel? Ja meil ei ole nädalavahetuseks praegu põhimõtteliselt mitte ühtegi plaani. Mis on kuidagi ka nii tore, sest et me saame siis vaadata, mis me teeme. Ma praegu peab muidugi ilma vaatama, aga meil on ikka veel plaan, et mingi et loomaaeda minna. Äkki siis varsti saab. Nii et vaatame, mis me veel teeme. Täna õhtul, aga me mõtlesime Mihkliga mängida lauamänge, õigemini Dune Imperiumi. Ja äkki juua midagi mõnusat sinna kõrvale. Ühesõnaga ma mõtlen, et ma peaks nüüd midagi sööma. Aga enne veel peaks natuke koristama. Sest et mida teeb üks ema? Võiks mul mingi notification üritada. Mida teeb üks klassikaline ema? Kui mees on trennis ja lapsed mängivad üleval ilusti. Selle asemel, et seal diivanil pikutada, hakkab muidugi koristama. Nii et ma mõtlen, kas ma avan endale, ma ei joo üldse alkoholi by the way muidu, eriti üldse, välja arvatud mõned harvad korrad, aga muidu niimoodi, väga harva. Aga praegu ma kuidagi nagu tunnen, et see nädal on, ma olen nii tubli olnud, et ma võiks ennast nagu, mitte nagu premeerida, sest ma ei tea, kas alkoholiga premeerimine on just nagu kõige targem tegu, aga nagu kuidagi tahaks chillaksida
ma ei tea, kas te mõistate. ja ma mõtlen, et kas ma teen endale selle koristamise kõrvale, teen ühe joogi lahti. Või peaks seda peale seda tegema. Aga arvestades seda, et ma üldse alkoholi ei joo, siis võib-olla ma ei jaksa pärast äkki siis seda Dune Imperiumi mängida Mihkliga, see on päris pikk mäng. Ma ei tea, ma hakkan igal juhul koristama. Vaatame. Ma ei tea, kas ma teid kuskile saan siin ka panna, aga issand ju. Aga let's go. Nii, ma jõudsin alumuse korruse juba põhimõtteliselt korda teha. Ma kolisin siia leotuppa nüüd. Teen selle kiiresti korda. Siis mul on veel kuivatist riidid võtta ja need kokku panna. Ja kui ma olen eriti tubli, siis veel kappi ka panna. Aga all in all ma olen päris rahul. Ma olen koristasin isegi alumise korruse mainitava ära. Või puhastasin. Ja kell on mingi 6:30, nii et kui ma panen korra, äkki ma saan kõik korra siia peale panna, siis ma saan samal ajal äkki tegutseda. Nii. Ühesõnaga, ma teen siit kõik korda kiiresti. Siis jõuab Mihkelga koju. Ja siis hakkame puhkama. Ma unustasin muidu öelda seda, et üks võib-olla mitte nii hea uudis ka sellel nädalal oli see, et me peame hakkama endale uut üürnikku otsima. Millest on kahju, sest meil tegelikult oli väga tore üürnik, aga noh. Ühesõnaga, ta peab ära minema. Omadel põhjustel siis nii-öelda. Nii et ma ei teagi nüüd, millal see täpselt see kuupäev olema saab. Aga ilmselt meil läheb siis uuesti kuulutus üles. Nii et kui keegi äkki otsib Mustamäele ilusat, üsna enne, kui meil see üürnik sisse läks, me ikkagi tegime täieliku renoveerimise seal, et kõik sai nagu uueks tehtud. Ja uus mööbel ka suhteliselt. Et kui keegi otsib 3-toalist, siis võib teada anda, võib mulle kirjutada. Võt. Aga see tuli siia praegu suht eksprompt. Ma praegu lihtsalt lõi pähe, sest ma eile veits korraks muretsesin selle pärast, aga noh, see on nagu selle üürimise värgi osa, nii et issand, mul nagu paterdan juba, ma ei tea, mis tekstiga. Ühesõnaga, ma teen siin selle koristamise lõpuni, tegelen riietega ära ja siis puhkame. Tulin põgenesin korraks laste eest Brianna tuppa, nüüd on õues praegu, mõtlesin, ma tulen korraks tuppa. Leo lemmiktegevus on, mis on ühtlasi ka the most annoying thing, palli üle naabriaia viskamine. Nii et jah, ühesõnaga käin ja korjan seda palli sealt naabriaiast kogu aeg tagasi. Aga eile siis super fun, nagu ma olen, läksin lauamängu asemel kell 10 hoopis magama ja ei joonud mitte midagi, nagu kõik see, mis ma seal rääkisin, et ma endal võtan mingi kokteilikese või mis iganes. Nope, ma sõin oma jäätise ära ja kobisin kell 10 magama, sest ma olin lihtsalt nii väsinud. Ja ma mõtlen, et äkki me teeme seda siis ikkagi täna õhtul. Et täna vist on Eurovisioon ka. Ma ei ole üldse selle Eurovisiooni lainel muidu.
aga äkki ma siis, ma ei tea, vaatame seda, mängime Dune'i ja äkki ma nüüd siis luban endale mingi joogikesega. Meil on neid punchi kokteile mingisuguseid on kapis, ma ei tea, mis iidamast aadamast ajast. Et äkki ma teen seda või teen endale mingi limoncello, meil on limoncello ka, mul sõbranna tõi Itaaliast. Anyway, ma tegelikult mõtlesin, et ma lõpetan nüüd selle vlogikese siin ära. Ma loodan, et sulle meeldis. Kui sulle meeldis, siis võid sellele videole ikkagi panna ka like, siis ma näen, et sulle ka meeldis. Ja kuna ma tean, et väga suur osa teist, kes mu videoid vaatab, ei ole subscribe in minu kanalile, siis ole hea, vajuta seda subscribe nuppuga. Igatahes selline väike põige minu nädalasse. Võid märku anda, kas sulle meeldivad sellist stiili vlogid või sa ootad ikkagi mingit muud sisu minult. Igatahes ma lähen nüüd õue tagasi, päästan need pallid naabriaiast ilmselt. Ja vaikselt peaks Leo lõunaunega panema, kell on juba 12. Aga näeme järgmine kord. Tšau!